Nii. Ma jõudsin täna hommikul vaadata ühte videot, mis kõnetas ja see on siis sellise YouTube'i kanal nagu Juuda lõvi või Lion of Judah. Ja seal rääkis 5 eri tüüpi inimesest, kes arvavad, et nad on päästetud, aga tegelikult ei ole. Ja miks see mind kõnetas, sest ma olin ise ka ühe või isegi mitme selle tüübi peal. Et siin võib siis öelda, et piiblis ei pruugi olla isegi, siin täna oli juttu ka sellest ja natukene ei ole, ütleks isegi hirmutavamaid sõnu kui Mattuse 7. peatükis, kus Jeesus ütleb, et ma ei ole sind kunagi tundnud, mine ära minu juurest. Need sõnad, seal ei ole mitte nii hirmutav see, et neid öeldakse ateistidele, kes vihkasid Jumalat, aga neid öeldakse usklikele inimestele ka. Võidakse öelda, et kui inimesed ei ole jõudnud meelt parandada. Need inimesed nimetasid Jeesust issandaks ja nad rääkisid isegi imedest. Nad osutasid asjadele, mida nad tema nimel tegid ja siis nad olid kindlad, et taevas ootab neid. Aga ometi nad avastasid Kristuse ees seistes, et kristliku keele tundmine ei ole sama, mis Kristuse tundmine. Ja see sõnum ei ole relv teiste inimeste ründamiseks, see on peegel. Ja siin 2. Korintuse 13.5 ütleb, et katsuge iseendid läbi, et kas te olete usus. Et me ei tohiks oma elu veeta kõiki teisi uurides, aga keeldudes samal ajal oma südant uurimast. Samuti ei ütle see sõnum, et tõeline kristlane peab elama täiuslikku elu. Küsimus ei ole selles, kas olete pärast usu tunnistamist kunagi pattu teinud. Küsimus on selles, kas olete tõeliselt uuesti sündinud. Kas te usaldate teda, järgite teda ja lasete end tema poolt muuta. Ja esimene selline tüüp on siis päritud kristlik usk. See on siis inimene, kes usub, et ta on kristlane, sest kristlus on teda alati ümbritsenud. Tema vanemad uskusid, tema vanavanemad uskusid. Ta viidi kirikusse enne, kui ta kõndima hakkas. Ta õppis lapsena piibli lugusid ja teab, millal seista, istuda ja öelda aamen. Ja kui te küsite, et kas ta on kristlane, võib ta vastata, muidugi olen. Mind kasvatati kirikus. Kuid keegi ei pääse Jumala riiki sugupuu kaudu. Teie vanemad saavad teil anda oma perekonna nime, väärtused, välimuse ja isegi vara. Nad saavad teil õpetada pühakirja ja panna teid ustava jutlustamise alla. Mida nad teile anda ei saa, on nende pääste. Jumalal on lapsed, aga tal pole lapselapsi. Vaat see lause pani mind väga mõtlema. Inimlikult me oleme harjunud, et meil on lapsed ja lapselapsed ja lapselapselapsed ja nii edasi. Aga usk ei ole päritav. Et iga inimene peab isiklikult meelt parandama ja evangeeliumi uskuma. Siin üks tuntud näide Nikodeemosest. Ta oli lugupeetud usujuht, kes tundis pühakirja. Ometi ütles Jeesus talle Johannese 3. peatükis selgelt, te peate uuesti sündima. Et usuharidusest ei piisanud, juudi päritolust ei piisanud. Ta vajas vaimset elu, mida ainult püha vaim sai anda. Kirikus seismine ei tee teist kristlast rohkem kui haiglas seismine teeb teist arsti. Vaat see oli teine lause, mis mind väga kõnetas.
et jah, või et kui lähed, siin on meil juttu olnud ka, et kui sa oled garaažis, et sa ei tee sinust veel autot. Et sa võid kanda piiblit ja ikkagi kanda kahetsematut südant. Et küsimus pole selles, kas su ema tundis Jeesust, küsimus on selles, kas sina tunned teda. Ja, et need on väga sellised tõsised laused. Teine selline inimese tüüp on tahavaate peeglisse vaatav kristlane. See inimene tugineb siis kogu oma veendumusele, millelegi, mis juhtus palju aastaid tagasi. Ta kõndis mööda vahekäiku, tõstis käe, kordas palvet, allkirjastas kaardi või sai ristitud. Võib-olla oli see kogemus sügavalt emotsionaalne. Kui keegi küsib tema suhte kohta Jumalaga praegu, osutab ta tahapoole. Ma tegin selle kindlaks 12-aastaselt, aga pärast seda päeva pole mul enam nälga Jumala järele, jätkuvat usku, meeleparandust ega sisulist suunamuutust. Me peame siin väga ettevaatlikud olema. Vahekäigus kõndimine pole vale, Kristuse vastuvõtmiseks palvetamine pole vale. Tõelise pöördumisega võivad kaasneda võimsad emotsioonid, kuid miski neist asjadest ei saa asendada tõelist pöördumist. Sa ei ole päästetud sellepärast, et sa mäletad tseremooniat. Sa oled päästetud armust usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Mõistujutus vandumisest kirjeldas Jeesus inimesi, kes kuulsid sõna ja võtsid selle kohe rõõmuga vastu. See minu meelest peaks olema tegelikult külvamisest, jah, see siin on vale tõlge natukene. See on ka tähendamissõna, jah, mitte mõistujutt, et see on masintõlge siin ka, et natukene eksib see. Et Jeesus rääkis tähendamissõnadega, tähendamissõna külvajast. Ja kes kuulsid siis sõna, võtsid selle kohe rõõmuga vastu, mõnda aega nad uskusid, kuid neil ei olnud juurt. Ja kui tuli surve, väga kius, siis nad langesid ära. See emotsionaalne reaktsioon oli ehe, kuid see polnud sama, mis Jumala poolt uuendavad süda. Mõned inimesed usaldavad palvet, mida nad vaevu mäletavad, aga ignoreerides samal ajal Kristust, kelle poole nad väidetavalt palvetasid. Neil pole praegust igatsust tema järele, kurbust patu pärast ega tõendeid selle kohta, et tema sõnal on nende elus autoriteet. Nende usaldus tugineb täielikult siis minevikule, mitte elavale päästele. See ei tähenda, et päästet saab teenida laitmatu ajaloo säilitamisega. See tähendab, et elav usk ei jää ainuüksi. Et terve puu kannab vilja, sest see on elus. Et vili ei anna puule elu, see näitab, et elu on juba olemas. See oli ka üks selline lause, mis pani mõtlema, et tõepoolest, et kõigepealt peab elu olema puu sees ja siis ta alles saab vilja kanda. Aga Jeesus ongi tee, tõde ja elu. Et kui me oleme ühenduses Jeesusega, siis me saame ka vilja kanda. Ja teie muutunud elu ei ole päästmise hind. Jeesus maksis selle hinna juba täielikult. Kuid muutunud elu on tõend sellest, et tema päästev vägi töötab teie sees. Ärge küsige, kas ma tegin ainult üks kord otsuse. Küsige, kas ma usaldan ja järgin nüüd Jeesust. Siis kolmas tüüp on siis hea inimene, kristlane. Ja see on kõige levinum, või võib olla kõige levinum pettus. Ma olen ka kohanud inimesi, kes ütlevad, et ma olen hea inimene ja siin mul on siin ettevõtte ja annan teistele inimestele tööd ja ise ei tee kurja ja et kas ma siis nüüd lähen põrgusse selle pärast. Et on minu käest niimoodi küsitud. Sellele küsimusele ei saa niimoodi ühe lausega vastata. Ja siin ütleb ka, et see inimene usub, et Jumal võtab ta vastu, sest võrreldes teiste inimestega on ta korralik. Ta töötab kõvasti, armastab oma perekonda, annab heategevuseks
ja püüab mitte kellelegi haiget teha. Ta on teinud vigu, aga ta pole kunagi sooritanud patte, mida ta peab tõeliselt kohutavaks. Tema lootuse saab taandada ühele lausele: ma olen hea inimene. Probleem on selles, et Jumal ei mõista meie üle kohut võrreldes meid meie ligimestega. Ta mõistab kohut täiuslikus pühaduses. Roomlastele 3:23 ütleb: sest kõik on pattu teinud ja on Jumala kirkusest ilma. Me ei ole lihtsalt jäänud alla parima inimese käitumise, keda me tunneme. Me oleme jäänud ilma Jumala kirkusest. Et Jeesus rääkis variserist ja tölnerist, kes läksid palvetama. Variser loetles oma usulisi saavutusi ja tänas Jumalat, et on parem kui teised inimesed. Tölner aga ei tahtnud isegi oma silmi taeva poole tõsta, ta lihtsalt ütles: Jumal, ole mulle patusele armuline. Jeesus ütles, et tölner läks koju õigeks mõistetuna, mitte variser. Väliselt auväärne mees jäi kadunuks, sest ta usaldas oma enda õigust. Murtud patune sai armu, sest ta teadis, et tal endal pole seda. Head teod on olulised, aga need ei suuda süüd kustutada. Sa ei saa eilset valet homse hea teoga tühistada. Sa ei saa püha kohtuniku ligimise armastusega altkäemaksu anda. Ja. Kui kurjategija seisaks kohtuniku ees ja ütleks: jah, ma rikkusin seadust, aga ma olen ka paljusid inimesi aidanud, siis tema head teod ei tee seda süütuks. Seadus nõuab ikkagi õiglust ja sellepärast läkski Jeesus ristile. Kui inimlik headus suudaks meid päästa, oleks Golgata olnud ebavajalik. Kristus kandis patust ära teenitud kohtumõistmise ja tõusis üles, et igaüks, kes temasse usub, saaks andeks. Efesose 2. peatükk ütleb: pääste tuleb armust, usu kaudu, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Head teod ei ole päästmise juur, need on selle vili. Me ei kuuletu selleks, et osta Jumala halastust. Me kuuletume, sest Kristuses on halastus meid juba leidnud. Siis 4. tüübiks on siin pühapäeva kristlane. See inimene on siis õppinud, kuidas pühapäeval päästetuna näida. Ta räägib keelt või keeli, kannab naeratust ja mängib oma rolli. Ta võib valjusti laulda, ustavalt teenida, täpselt teada, millal oma käed tõsta, kuid väljaspool kirikuhoonet elab ta nii, nagu poleks Kristusel tema üle mingit õigust. Temast on olemas kirikuversioon ja siis see isiklik või privaatne versioon ja need kaks vaevu tunnevad teineteist ära. See ei ole usklik, kes vihkab oma pattu, langeb ja kahetsedes uuesti püsti tõuseb. See on inimene, kes on patuga rahu sõlminud. Ta ei võitle selle vastu, vaid hoopis kaitseb seda. Ta ei kurvasta selle pärast, ta planeerib seda. Ta tahab piisavalt religiooni, et vaigistada oma südametunnistust, aga mitte piisavalt Jeesust, et see tema elustiili segaks. Ta tahab Kristust põrgust päästjaks, aga mitte issandaks oma ihade, suhete, raha, kõne või salajase elu üle. Jeesus on sellise religiooniga korduvalt silmitsi seisnud. Ta kirjeldas inimesi, kes väliselt paistsid puhtad, aga sisemiselt olid rikutud. Ta nimetas neid lubjatud haudadeks, avalikkuses kauniteks, privaatselt surma täis. Jumalat ei peta poleeritud välimus. Ta näeb sõnumeid, mida keegi teine ei loe, veebilehti, millest keegi teine ei tea, naeratuse taha peetud kibedust ja salajasi valikuid, mida tehakse siis, kui keegi ei vaata. Jällegi, kristlased ei ole patuta. 1. Johannese kiri ütleb, et kui me väidame, et meil ei ole pattu, siis me petame iseennast. Kuid sama kiri õpetab, et need, kes tõeliselt tunnevad Kristust, ei saa kergekäeliselt mässu langeda, just kui poleks patul tähtsust. Patu vastu võitlemise ja sellele alistumise vahel on tohutu erinevus. Tõeline usklik võib küll langeda, aga ta ei tunne end mugavalt alla jäädes. Vaim süüdistab teda. Ta tunnistab patte, pöördub ja jookseb tagasi Kristuse juurde.
Kiriku tegevus võib varjata vaimset surma inimeste eest, aga see ei saa seda varjata Jumala eest. Juudas siin reisis koos Jeesusega, kuulas tema jutlusi, osales teenistuses, aga tema süda kuulus mujale. Kirikus kasulik olemine ei ole sama, mis Kristusega ühinemine või koos käimine. Küsimus ei ole lihtsalt selles, mida inimesed kirikus minust arvavad. Küsimus on selles, kes ma olen Jumala ees, kui mask ära võetakse. Ja mu enda kogemus seostub ka selle tüübiga kõige rohkem, kus ma praktiliselt lugesin ise ennast siit, et ma enam-vähem praktiliselt nii arvasingi, et käisin kirikus, aga kui kiriku uksed selja taga kinni läksid, siis ma olin jälle maailmas. Aga ühel hetkel hakkas Jumal minu vastu rääkima ja siis see võttis aega kuskil 2,5–3 aastat umbes, kui oli see kõrbesse olek ja järjest see puhastumise protsess. Et see oli küll väga raske, aga väga vajalik. Ilma selleta ei olekski olnud mingit muutust. See nõudis väga palju, see nõudiski tegelikult, tuli kõik iseennast maha panna ja oma õigusest loobuda. Siis ma hakkasin aru saama, et see, mis asi see oma õigus on. Ennem nagu mõtlesin, et see on ju nagu loomulik. Igal ühel on oma õigus. Ja siis 5. tüüp on siin selline tüüp, ise hakanud Jeesuse järgija. See viimane inimene räägib Jeesusest soojalt, aga Jeesust, keda ta järgib, on muudetud. Ta aktsepteerib Kristuse osi, mis teda lohutavad ja eemaldab osad, mis teda takistavad. Tema Jeesus ei räägi kunagi kohtumõistmisest, ei käsi kunagi meeleparandusel või ei räägi kunagi meeleparandusest, ei räägi kunagi tõest ega väida kunagi, et on ainus tee Isa juurde. See teine Jeesus kiidab heaks siis iga soovi, muutub koos kultuuriga ja nõustub mugavalt kõigega, mida inimene juba usub. Aga meie endi näo järgi loodud Jeesus ei saa meid päästa. Paulus hoiatas 2. Korintas 11. peatükis, et inimesed võivad jutustada teist Jeesust ja teist evangeeliumi. Nimi võib olla sama, samas kui identiteet on täiesti erinev. Inimene võib kasutada kristlikke sõnu, imetleda Jeesust kui õpetajat ja tsiteerida tema ütlusi, lükates samal ajal tagasi selle, kellena pühakiri teda näitab. Tõeline Jeesus ei ole lihtsalt üks vaimne teejuht paljude seas. Ta on Jumala igavene poeg, Jumal, kes sai lihaks, löödi risti meie pattude eest ja äratati kehaliselt hauast. Ta ütles, mina olen tee ja tõde ja elu. Keegi ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu. See väide ei ole meie asi, et seda pehmendada. Jeesus ei palu kohta riiulil iga teise uskumuse kõrval. Ta on issand ja ta käsib kõigil inimestel kõikjal meelt parandada. Paljud tahavad Jeesust, kes parandaks nende elu, aga ei valitseks seda. Andestaks nende patud, aga ei käsiks neil kunagi neist lahkuda. Viiks nad taevasse, aga jääks nende südame lukustatud kambritest väljapoole. See ei ole päästev usk. Päästev usk teeb enamat kui lihtsalt faktide kogumist Jeesuse kohta. Isegi teemonid teavad, kes ta on. Päästev usk paneb kogu hinge raskuse tema peale. See võtab ta vastu sellisena, nagu ta tegelikult on, mitte sellisena, nagu me tahaksime, et oleks. Kuidas me peaksime siis kõigele sellele reageerima? Mitte paanitsedes, mitte lõputult otsides piisavalt häid tegusid, et end vastuvõetavaks teha. Ja mitte osutades 5 teisele inimesele, kes seda sõnumit vajavad. Me peame praegu sel hetkel ausalt Jumala ette tulema. Uurige, mida te usaldate. Kas see on teie kristlik perekond, lapsepõlve palve, teie moraalne ajalugu, teie kiriku kuvand, teie eelistuste poolt kujundatud Jeesuse versioon. Miski neist ei saa teid päästa. Päästmine on leitav ainult Jeesuses Kristuses. Tulge tema juurde tühjade kätega. Tunnistage, et te olete pattu teinud ja ei saa ennast päästa. Uskuge, et Kristus suri teie eest, maeti ja tõusis üles.
Pöörduge oma elu juhtimisest ja usaldage end temale. Ärge pakkuge Jumalale oma CV-d, paluge temalt halastust. Sama Jeesus, kes hoiatas, ma ei ole teid kunagi tundnud, lubas ka, kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ja kui te olete tõeliselt Kristuse juurde tulnud, ei tohiks see sõnum teid jätta pidevasse hirmu. Kindlus ei tulene teesklemisest, et olete täiuslik. See tuleb täiusliku päästja poole vaatamisest. Uskliku usaldus tugineb tema lõpetatud tööle, tema lubadustele, tema säilitavale armule. Samal ajal ei jäta arm inimest kunagi muutumatuks. Püha vaim tekitab uusi soove, kasvavat kuulekust, patu vihkamist, armastust Jumala vastu ja usus püsivust. Muutus võib olla järk-järguline ja teel tuleb ette lahinguid, kuid elu on olemas. Ühel päeval langeb iga mask. Perekonna ajalugu ei räägi meie eest. Usulised tseremooniad ei kaitse meid. Võrdlused halvimate patustega ei aita meid. Kiriku aplaus vaikib ja kultuuri loodud kujuteldav Jeesus kaob. Igaüks meist seisab tõelise Jeesuse Kristuse ees. Ärge oodake seda päeva, et avastada, et teadsite temast, aga ei tundnud teda kunagi. Täna, kui halastust pakutakse, pöörduge Kristuse poole. Ta ei suuda mitte ainult halbu inimesi paremaks muuta, ta teeb ka vaimselt surnud inimesed elavaks. Ta annab täielikult andeks, päästab igaveseks ja võtab vastu iga patuse, kes tuleb tema juurde meeleparanduses ja usus. Veenduge, et teie lootus ei oleks Kristuses kui kultuuris, mälestuses, maines, moraalses ajaloos või kohandatud religioonis. Veenduge, et teie lootus oleks Kristuses ja ainult Kristuses. Ja, amen. Palume ka. Isa, me täname, et sa oled oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et oleks igavene elu. Issand, et aita, et me ei looks mingit teist Jeesust, vaid et me otsiksime ühte ainust ja tõelist Jeesust. Et me ei võrdleks ennast kellegi teisega, vaid vaataksime üksnes sinu peale, Issand. Issand, aita, et me otsiksime sind oma salases palvekambris, otsiksime seda isiklikku osadust, millest ka täna on nii palju juttu olnud. Issand, palun aita meid, siis me saame abi. Palume seda Issand Jeesuse Kristuse nimel. Amen.